tervislik eluviis on kallim kui kunagi varem. Jõutrenni tegemiseks on vaja jõusaali passi, kava, treenerit ja varustus. Jooksmiseks 10 paari jooksutosse ja tervislik toit on kallim kui mõne inimese auto. Aga see ei pea nii olema. Maximas on hetkel käimas tervisekampaania, kus erinevad treeningtooted ning tervislikud toidud on eriti hea hinnaga. Aga las ma näitan teile minu ühe päeva toitumist ja treeninguid, kus kõik asjad on Maximast saadud. Alustasin päeva kohvi ja üleööpudruga, mis oli loomulikult eelmine õhtu valmis tehtud. Karpi läks 1 banaan, Tartu Milli öko täistera kaerahelbed, Iconfiti kookoshelbed, Alpro vanilje proteiinipiim ja peale veel maapähklivõid. Ja hommikul lisasin veel sujeegi kiirsimoosi ja see oli küll imemaitsev algus päevale. Edasi panin endale umbes 10 kihti riideid selga, sest väljas oli -8 kraadi ja lumi. Ja enne trenni tegin ennast soojaks veel selle hüppenööriga ja siis aktiveerisin lihased nende soojenduskummidega, millega saab imehästi ka jõuharjutusi kodus teha. Tänaseks trenniks oli suusatamine ja ilm selleks oli küll too päev imeline. Kokku suusatasin siis 15 kilomeetrit, kiire pesu ja oligi aeg lõunaks. Tegin endale lõunaks Nõo kanasingiga omletti. Kõrvale panin Alma kodujuustu, tomatit ja siis viskasin veel need kikase kanafilee ribad 5 minutiks airfryerisse. Ja see lõuna oli küll kõik, mida minu keha peale sellist trenni vajas. Aga alati on ruumi ühe well done proteiinikohukese jaoks. Õhtul sõitsime veel Aveliinaga Dirhamisse ja õhtusöögiks oli pasta Tartu Milli täistera pennedega ja talleegi päiksekuivatatud tomatitega kanafilee tükkidega, mida oli nii mugav praadida. Natuke juustu peale ja tegemist oli ideaalse õhtusöögiga. Aga sellega veel päev ei lõppenud, sest aeg oli õhtuseks snäkik ja selleks Valio profiili kohupiim. Loodetavasti see näitas, et tervislikuks toitumiseks ja aktiivseks elustiiliks ei ole vaja miljoneid raisata, vaid on lihtsalt vaja kalduda odava poole ja külastada Maximat. Aga muidu loodan, et sulle süda meeldis ja davai, tšau!